Saarte Hääl, saarlaste päevaleht. Olete päris märjad, kuigi eeldada võis, et finaal nii tuline ei tuli? No, eks ma ei ütleks, et me ei ootanud, et ei tule nii tuline. Vähemalt pealtvaatajad ootasid kodu esimeses mängus võitsid neid kindlalt 3-0. Kõik arvasid, et tuleb ka nüüd. No, ma ei oleks nii kindlalt see tuli, et eks meil oli oma kodutöö ka tehtud, et eile vaatasin teist poolfinaali ja sai mingid väiksed korrektuurid tehtud ka võrreldes eelmise mänguga. Ja meil oli veel lisaks olid veel rannapoisid ka juures, Siim Elar, et selles mõttes, et igal mehel oli vähemalt mingi väike kindluski selja taga, et kui midagi peaks juhtuma, et siis ei jää vähemalt finaal mängimata. Mida finaaliks muutsid? Serviga natuke rohkem, sest esimeses mängus nad said päris hästi vastu, aga nüüd panime natukene teravamaks ja saime sama bloki asi, mis ma eelmine kord rääkisin, aga eks selle blokiga ma seekord ka nii rahul jään, nii nagu oleks pidanud. Kui kaks esimest geimi tulid suhteliselt lihtsalt, siis kolmandas läks olukord ärevaks. Päris geimi keskel jäime korra isegi 4 punktiga maha, siis tegime 7 punkti järjest, aga pidid tooma mängu Siim Põlluääre. Jaa, et ei olnud täna kõige parem päev Villu Vahteril, aga õnneks oli Siim võtta ja Siim tuli ilusti sisse, et sai seal mõned pallid lüüa ja mõni vist ei mängu, mõne lõi ära ka, ei mäletagi nii täpselt. Kuidas turniiri kokku võtad? Vägev turniir, et ma arvan, et igal ühel, kellel saarlastes võimalus on, et võistluste atmosfäär on üliäge, et kõik on suured sõbrad ja väga vinge. Võrkpallispetsialistina ja mehena, kes esimest korda selle turniiril osales, oskad öelda, milline on selle turniiri tasa? Et see on väga palju selliseid küsimusi, vaidlumisi nagu tegelikult. Noh, ütleme, kui niimoodi võrrelda hakkama, ma arvan, et selles suhtes, et ta nagu kellegi mingi liiga teha, ma arvan, et esiliiga satsid peksaksin siin meie omasi kõiki, ma arvan, aga mitte midagi üle mõistuse, aga selles suhtes, et samamoodi nagu pingeline. Jah, aga nüüd hakkab varsti sügishooaeg pihta, noortega tööd ja jõudu sulle. Ja, aitäh. Kris Kaarislepp, see oli sinu jaoks debüüt, millised on emotsioonid? Emotsioonid on vägevad, et siuksel suurel võistlusel esimest korda, kohe kuldmedal, väga hea tunne. Kuidas ennast päris noore mehena juba sellist kogenud tegijate hulgas tundsid? Ei ikka natuke jääb alla nendele, aga peab ikka sama tasemele jõudma. Mida oleks sul õppida? Kõike, ma arvan, kõike. Serv teravamaks, raskeid olukordi paremini lahendada ja nii edasi. Kuidas enda mänguga siis muidu rahul? Kõige parem... Said kõik mängud mängida? Jah, kõik mängud mängisin. Kõige rohkem rahul alagruppi viimase mäng, kus me Pääridega mängisime, seal ma sain päris hästi hakkama. Aga täna esimene game oli rabe, teised juba hakkasid vaikselt minema. Serv oli halvasti käes enamasti. Millisel kohal sinu võitude, juba seniste võitude seerias on saarte mängude kuldmedal? Esikolmikus kindlalt. Ma arvan, et isegi esimene. Järgmisel aastal või 2 aasta pärast, kui treenerid sind kutsuvad koondisesse, siis oled valmis? Jaa, olen. Aga aitäh, edu!